tere, Maarja ning Silvia. Täna suiste pühade puhuks panime üles Peeter Rooslaiu näituse Ruhnu elavehe. Palun rääke natuke sellest näitusest ning selle saamise loost. Ja see mõte, seda näitust teha, tegelikult see juba hakkas ju palju varem. Sügisel esimest korda ka avasime selle, aga see tegelikult juba tuli nagu mineva kevade siis, kui me hakkasin oma otsima siis infot oma selle seminari töö jaoks, nii ma teadsin, et ma tahaks kindlalt kirjutada siis just nendest Rooslai prossist. Tundus nagu, et väljaspoolt inimesed võiks kohe teada saada, kes oli see Rooslai ning et mis tähendus siis need prossil ka kihnlaste jaoks on ning et ka kihnlased saaks rohkem teada infot, mingit põnevat infot nende prosse kohta või see asi. Ning siis tegi Facebooki üleskutse, et inimesed võiks vaata pilte siis nendest prossest, et mis nendel omal on. Ning et sealt kaudu siis nagu leida inimesi koha, keda siis hiljem intervjueeri ning nagu soa rohkem siis veel infot. Ning siis samal ajal hakati tegema tegelikult seda Ruhnu lugude noodiviikut. Selle vist olid Peetri lood seal ning tema isa, selle Elias Schönbergi lood. Ning Katariina Tirmast oli see, kes siis neid seal noodistas, kui ma õieti vist aru saa. Tema oli ka üks siis see näituse koostaja, aga tema on praegu väljamaal. Ta ei põlegi üldse Eestis. Ning see ütles, et kuule Maarja, et sügisel tuleb see lõikuspidu, et teeme koos mõnda veel, et selleks saaks siis taheti teha seda raamatut valmis, see jõudis küll hiljem, aga et teeks selle näituse ka, selleks saaks siis, ning sellega me jõudsime küll jõudlusest valmis, selleks saaks. Et siit sealt hakkas see mõte arenema, mõtlesin, et kirjutan projekti ning tahtsin just, et Silvia siis oleks siis meil fotograaf seal, et tema nagu teab seda Kihnu eluolu ka. Et siis võib-olla see tunnetus on nagu parem, et tunnetab rohkem, et kuidas neid pilte teha see asi. Mul oli nii hea meel, kui sa küsisid, et kirjutasid, mina olin nagu Kanadas sel ajal, aga et siis kui sa kirjutasid, mul oli kohe selline tunne, et oh my god, teeb ära, et mul oli just nagu väga põnev nagu mõeldes nagu kõik need ehtedest ja sõledest kuidagi pildistada. Mul oli nagu nii suur au, et sa mõtlesid minu peale nii, et siis suure tänu teile, et küsisite minu. Ja, ning sellel on tegelikult prossiks on aga miks see veel tegelikult huvitav on see teema on ju sellepärast, et see Ruhnu meister on ju see Peeter Rooslai, Ruhnu päraselt siis Peeter Schönberg, Ulase Peeter oli siis see Ulase talu nimi. Et üks on nagu huvitav, et tema oli ju nagu rannarootslane, kelas Ruhnus. Et kuidas see siis see nii-öelda süke tükike seda Ruhnu siis ka rannarootslaste pärandkultuuri, see asi tuli siis ka Kihnu tükike sellest. Et see, kuidas need saare rahvad omavahel suhtlesid ning kuidas need esemete kaudu suheldi omavahel, et olid sarnased väärtused ning või ilumeel või asjade osas, et see oli sarnane, et see oli hästi huvitav. Et kuidas siis, kui Ruhnast läksid seda pärast seda, need põlisruhnased siis, et aga selleks saaks olid juba need ju levisid Kihnus ka peal prossid ning hiljem ju Rooslaid ju tulid Marinaga ka Kihnu elama, et siis see populaarsus kasvas veel nende prosside populaarsus, et kuidas siis see Ruhnu pärandkultuur nagu sai siis osaks ka Kihnu pärandkultuurist, et kuidas see nagu elab Edego ja Kihnus, et see traditsioon, et see on juba selles mõttes juba etnoloogiliselt või selles mõttes huvitav ju sellist kultuuri tausta. Egal pildil on oma lugu, tundub rääki, et kuidas sai valitud pilt nendele esemetele taust? Et siis kui, mina ütlen ausalt, siis kui Maarja kirjutas mulle, et selle mõttega, siis ma ütlen ausalt, mina teadsin väga vähe Peeter Rooslaiust, et ma teadsin tema nimi ja et ta oli viiuldaja ja tegi need sõled ja esemed, aga rohkem kui seda tegelikult ma väga palju ei teadnud. Ja kusjuures, et nüüd kui ma vaatan tagantjärgi, siis mul on hea meel, et niimoodi oligi, sellepärast, et mina siis vaatasin lihtsalt piltide või fotograafi poolt, siis minu jaoks oli huvitav, et vaadata lihtsalt nagu, et mingi tunne saada sellest sõlest või selle sõrmust või midagi, et nagu, et kuidas see lugu ise rääkis natuke selle esemetest. Ja minu jaoks oli natuke nagu, seal tekkis selline mõte, et
et kuidagi selle lugu rääkida, et see ei ole ainult mingi sõlg, see ei ole ainult mingi noh, niisama asi, et noh, kõik oli tehtud nagu, et mingi nagu, et mõttega ja siis kõik need noh, väga paljud need pildid, ma tahtsin mingi nagu, et taust, et nagu läheks kaasa, näiteks okei, siin meil on need lilled ja siis muidugi see lille nagu, et taust oleks olemas või siis näiteks selle oma, kus on selle, ma isegi ei tea, mis asi see on? Lüüra. Lüüra. Lüüra, jah. No, lüüra, et selle nagu, et muidugi nagu muusika mõte, et siin oli kusjuures nagu väga vana nagu viiul muuseumis ja siis need vanad noodid, et kõik oli nagu muusika mõttega, et siis nagu, et selles mõttes minu jaoks oli väga lahe, et avastada natuke rohkem ja tuttavaks saada Rooslaiuga nagu läbi tema tööst. Et jah, iga lõuend ja iga pilt on nagu hästi palju, nagu mõned on hästi nagu toredad mälestustega. Et selles mõttes, et nagu pigem noh, minu jaoks nagu rohkem kui isegi need pildid ise, mul on nüüd nagu, et oma lugu, et mis on nagu, et meil olid nagu, et tekkinud sellest, et siis kui me käisime nagu koos pildistama igal pool Kihnus. Ja et näiteks selle oma on väga naljakas, et selle südameprossiga ja et meil oli niimoodi, et meil oli üks tuttav sõber, kes aitas meid ja taust on tegelikult, mis on kammin või ahis. Ahi ja siis ta nagu, et me tahtsime nagu, et ma tahtsin nagu, et mingid leegid oleksid nagu, et väga nagu kirglik ja väga nagu, et armastuse täis ja mitu korda siis paneb ajaleht põlema. Ja nemad hoidsid selle pross nagu peal, et see rippus, et siis saaks nagu leegid seal taustas ja siis need sädeled hakkasid ära kustutama ja me vist tegime seda mitu, ma ei tea, mingi 10 korda vähemalt või midagi ja see nagu, et selline nagu noh, see oligi kuidagi koos nagu, et kaasa tekkis selline nagu, et sõprus ja armastusega nagu tehtud ja naersime, et kõik oli väga nagu, et tore ja et selles mõttes mulle meeldib selle taust ja nagu noh, või siis selle kiriku omaga, et väga juhuslikult hakkasin avastama. Ma mõtlesin selle sõlega, kuidas siis seda pildistada ja siis järsku hakkasin avastama, et kõik need sümbolid, see süda, need ankur ja rist, et kõik olid olemas Kihnu kirikus ja hakkasin nagu väravast pildistama ja päike hakkas nagu põlema hästi palju, et see oli täiesti nagu selline juhuslik asi, et nagu avastasin seda. Või siis suled, mis võtsin tegelikult nagu sulepadjast, rebisin lahti ja siis läksime mere äärde, et võtsime need suled ja selle kompassi pilt oli hästi lahe, et see oli ka jälle selline, ma ei tea, kuidagi nagu maagiline ja saatuslik asi, sellepärast, et kus me pildistasime, seda oli hästi tuuline ja see kompass lihtsalt keerles kogu aeg ja ma klõpsutasin lihtsalt mitu korda ja aga õnneks nagu see juhtus nagu, et sai nagu väga täpselt selline pilt ja kaader ja väga palju ei pidanud seda tegema, nagu natuke oli selline tunne nagu, et ta oli kuidagi meiega ja nagu, et aitas, et nagu ma ei tea, nagu võib-olla see on mingi noh, ma ei tea, lollus asi nagu mõelda, aga mulle meeldis mõelda, et nagu, et ta oli seal ja natuke tema ise ka nagu valvas üle ja rääkis oma lugu läbi nendest ja nagu, et aitas nagu need momentidest, et jah. Rooslaid oli ju tegelikult on ta rohkem tuntud on ka pillimehena nagu muuseumis ning et need rahvamuusikud ning teadvadki teda kui viiuldajat ju Rooslaidu ning tema isa. Ning siia ta ongi pilliga ning siis siia on ta see naine Marina Rooslaid, kes siis siit 30. Aga mis koera nimi oli? Koera nimi ei tea jah, et läksid Kihnus siis Ruhnu elama 37. aastal. Või oli 36 ja kusagil 30. teisel poolel läks elama. Kahjuks, et ma ei tea, kelle fotoautor neid tegi neid või kes see oli fotode autor, et need olid Kihnu muuseumi kogust võetud. Jah, tegelikult need fotod, autor isegi vist seal Ermi muuseumi selles veebiväravas on need fotod ka olemas, et sealt on ju see autor ka, aga ma ei pole ka vaadanud mitte, mis ta nimi oli.
Nad siia ongi juba see esimene tema sellest tehtud prossist pilt on ja ning tegelikult Rooslaid oli ka selles hinnatud rahvameister Ukus. Uku oli ju see rahvameistrite koondis on ja kus siis need üle Eesti Kihnust ju naised tegid ka sinna käsitööd kindu ning tegid siis ka meene siin turistale ning üleüldises plaanis siis ning on üles kirjutatud, et Uku oli see Peeter Rooslaid oli see ainuke sihuke metallimeister, kellel oli sihuke elus käekiri või sihuke peen, et kellelt saadi kohe neid mustris omale või et see laevamustri on see andis ainuks on see laevamustri siis nendele kasuta. Et oli hinnatud. Meil ei ole selle nagu, et selle näituses ei ole seda, aga me pildistasime, kuidas, et muuseumis, Kihnu muuseumis on näha, kuidas nagu, et kõik need komponentid nagu, et kokku, et kuidas põhimõtteliselt nagu oli pandud kokku, et nagu kõik need kihid ja nagu, et see peale pandud selle peale, et see on nagu hästi huvitav nagu näha tema protsessi. Jah. Kihnu muuseumis on ju tegelikult olemas kõik need Marina viis tema tööriistad Kihnu muuseumile, et kes siis Kihnu tuleb suvi või Kihnast ka, just siis saavad lähemalt uurida kõiki neid protsesse, kuidas on tööriistad ning see on huvitav, et selle prossi peal on ju see lüüra, ta on siuke vanast antiigist juba tuntud pill on ju, et see oli hästi huvitav, et sellel ju pole ju mingit seost ei Kihnuga, ei pole Ruhnuga on ju, et siin mõlemal saarel ju mängiti nagu viiulit, aga see võib olla võimalik, et tema võttis selle motiivi siis sellest laulupeo sümbolist. Laulupeo esimene laulupidu 1869, sellel aastal kasutati hiljem ka laulupidudel selles sümboolikas on siis kasutati seda lüürat. Et see on võimalik, et ta võib-olla võttis selle sealt, aga päris täpselt ei tea. Ning siia on tal tema tööriistades tants on ju, et tema tegi ikkagi mehhaniseeris päris palju tööriistu ise nagu see vist oli üldse sellel aeges oli vist see loomulik ka, et inimesed tegid ise kõiki asju kui taris. Et need samamoodi on see kõik muuseumis olemas on ja siin ta need puntslid, ma tean, et meie metallitöös ütleme selle kohta puntslid, et nendega saab siis ka mustrisi metalli peale lööva. Et tõenäoliselt, et need on tal ka ise kõik tehtud. Et see on üks hästi äge pilt, et see näitab siinkohal sihukesi mustrisi või mingis asju, mis tegelikult siin näitusel ei põle, näiteks mida meie levas, kui otsime ka teisi ehtesi on ju, et kõiki ju ka saamte või ei leve. Näiteks siis sihuke rist, tema kasutas töövõtted on siukseid ahma šabloone, mis ta siis nagu sinna metalli peale pani on ju. Ning siin on sihuke lend. Sihukest prossimäe ka nagu, sihukest prossimäe nii soas, kui saadeti pilte. Ning tema ju pani vaata selle prossi sisse ka, et tema oli hoopis teine süsteem, et ei ole selle nõelaga otseselt, aga see sama sihukese paberšablooni siis sihuke tahma meetodil pandud. Ning siis mingi kuidagi kinnitud mingi ainega, et see tahm siis nagu laiali ei lähe. Mulle oli nii meeldis, et nagu sellepärast mitu korda ma olin vaadanud neid nagu muuseumis ja mõtlesin, et nagu, et nii huvitav, et ei saa aru eriti. Ja siis kohe, kui hakkasime pildistama, siis järsku hakkad nagu näha kõik need komponentid, kus nagu, et olid koos. Et mitu korda need asjad vaadatud ja üldsegi tegelikult eriti ei saanud aru isegi enne. Ja. Ning tegelikult, kui sai neid pilte, siis need samad siuksed need naastud või siuksed metallnaastud, need ongi tavaliselt südamekujulistele prossel. Et teistel nagu laevaga või siukestel prossel ei pole ning tõenäoliselt see mõju on sellest Saaremaa pross, sest Saaremaal olid ju talupoja rõivastuses olid need südamekujulised prossid ning kõige see hilisem variant oligi siis siukest all siis need olid aasad on ja seal küljes ripsed siuksed naastud ning sülel oli ka siuke kroonilaadne kujutis või ning see tuleneb Saaremaale Eestisse tulnud tõenäoliselt Rootsi mõjutustega. Ning üldse varasemas Euroopas on ka kantud südamekujulist selge
mingi juba 14-15 sajand kanti ning eriti näiteks Šotimaal need olid ette populaarsed. Nagu Šotimaal oli see Mary oli nende kuninganna 16. sajandil, siis nemad lisasid sellele kroonile, sellele südamekujulise prossile siis krooni peale. Ning jah, hilisemas aas. Südamekujulisi variante on ta ka päris palju erinevaid ideid igasugusi. Siia on pildil ka tegelikult siit paistab üks õbõraha välja, et see oli ka tavaline, et inimesed otsid omalt kodudest kas või õbõrahasid, et siis materjali viia rooslaiule. Et siis tema selle nagu sepistas õhemaks ning siis tegi sellest prosse. Kas need oli nagu, et nagu sulas need hõberahad maha ja siis tegi nagu sellest või nagu, et nagu pani kokku nagu kaela kee peale? Me olen lugenud sellest Ruhnu raamatust, et ta sepistas selle õhemaks. Aga jah, siin teine kiht tuleb ka veel juurde, aga tema sai ka Saaremaal Kullassepalt sai ka õpetajat ostis. Et ma jah, täpselt ei tea, kuidas ta täpselt seda õberaha siis kasutas. Ning siipuul on ju ka jälle üks südamekujuline variant, aga siin on juba nagu need põimunud südamed. Sellele on ka näiteks Šotimaal kujunes see välja 18. sajandil, kui ma ei eksi arvuga. Ja sellele oma nimi ka. See mul ei tulegi praegu meele. Jah, ühesõnaga, et siia on siis siuke nagu see abielu sümboolikat võib näha, et see kroon on truudusmärk ja siis need kaks põimunud südant nagu naine ning mees. Sellepärast selle taust, nagu, et tahtsin nagu, et mingi väljendada nagu, et selle põlleriiega ja siis need säärepaelad, meeste troi, et nagu, et need kaks maailma tulevad kokku põhimõtteliselt nagu, et mingi jah, et abielus ja et pulmadest, kohe selline tunne nagu, et ma ei tea, nagu ma räägin neid nagu taustad, aga selline tunne oli kohe sellest vaatamisest, et väga lahe, nagu kuidas nagu kokku on nagu, et pandud ja ühe teise sisse. Ning tegelikult neid ju kingitigi Šotimaal ka veel 19. sajandil kingisid siis peigmehed kingisid siis pulmapäeval oma sellele tulevasele naisele siis kingsid üks südamekujulise prosse. No mitte selle, aga mitte rooslaiu stiilis, aga üldse, et kus see motiivi taust või selles mõttes, kus see tuleb see ajalugu nagu, sellel on hästi põnev ajalugu tegelikult, vana ajalugu. Seda oli hästi huvitav lugeda. Sama stiil. Ning see pross on tolnud see rooslaiu siis kingitus oma tulevasele siis Marinal oli see, kes ongi tehtud, seal taga on tegelikult kirjas 36. aastal. See oli see sama aasta siis, kui Marina Ruhnu kolis. Et see on ka ainulaadne pross. Kuidas see taust oli tehtud, nagu, et kuidas nagu sellest, Jah, ma mõtlesin ka, et algul mõtlesime, kas on siis email on muidu tehtud siukse klaasis, mida sulatatakse siuke klaaspuru, et see läheb sinna. Aga muuseumis oli näha, et võimalik, see vist on lihtsalt mingi, ma ei tea, kas on plastmass või mitte, ma hästi ei tea, aga seal oli küll siukseid tükke, rohelist ning punast värvi, siukest materjali, tõenäoliselt seda on siia kasutatud. Aga ma ei tea, kuidas ta selle siia sisse sai selles mõttes. Muidu tavaliselt email iseenesest ahjus sulatatakse sinna peale, aga ma ei tea jah. Kas nagu, et see nagu, et selline südame kuju, et kas tal oli nagu, et rohkem nagu, kas see oli väga, see tundub, et see on väga haruldane, et selline kuju ka nagu kõik oli. Ma arvan, et see oli siuke väga isiklik oma naisele selles mõttes, et see tahtiski võib-olla teha mingit teistmoodi. Ning tavaliselt kiinonaised ju kandvad neid prossa pidulikumal üritustel koos käüstega ja et siia on näha, et Diana näiteks oma pulmes siis otsis üles oma lemmikud, need rooslaiu prossed ning pani omale ede. Et jah, ta segapäevast ju otseselt ju ei kanta neid prossa ikkagi mingid. Et sellikumad üritused jah, kellel rohkem, siis saabki rohkem panna ede. Et väga nagu kuidagi uhke, et
nagu, et ta nagu, et värskelt nagu abiellunud ja et oma tanuga ja kõik need kallid hinnalised riietega ja siis ka need prossid juurde panna, et väga lahe, väga ilus. ning see tegelikult, mis siit ka paistab, sihuke pross, põimunud lennud ning need noh, südame ning lennud on ju, et seda, kui ma neid prosse siis otsi või küsisin, et inimesed saadaks mulle pilte, siis neid tuli kõige rohkem. et tundub, et see oli populaarne. Yeah. lennud. siin on nagu, et see on nagu, et nii tore, et üks nagu nii tore lugu on sellest need prossidest on seda, et kuidas need lähevad nagu põlvkondade läbi lihtsalt ja siis nüüd kohe näha, et nagu, et järgmise kandja ja läheb edasi ja mõtled, et tema lapsele ka siis veel läheb edasi. ja see on nagu sihuke verereliikmine selles mõttes, et jah, neid prosse selles mõttes ei tehta, on ju rooslaid nagu ei põle enam. et jah, see Viktor Punakovist on teinud neid, aga üldist plaanis üles ei tehta, aga ikkagi see kandmise traditsioon on selles mõttes tugev, et seda kandmistraditsiooni nagu ikkagi jätkatakse põlvest põlve. aga lisaks veel on sellele, et rooslaid oli pillimees, tema oli siis nagu hõbesepp, oli ta ju ka meremees ning siin tegelikult tema töödes on juba päris palju siukest meremeeste sümboolikat on ju. et siit juba ülalt on, siit on näha, et on see südamed on ju, siit tuleb ankur, rist, et see on usk, lootus, armastus, et seda 3 sõna ju on meremehed teadnud seda. ning kui seesama tegelikult lugu on ju ka olemas seal Kihnu kiriku seinal, minu arust ma olen seal just lugenud, et seesama usk, lootus, armastus meremeestele. Neid ankurusi on tal ka täitsa erinevaid variante, et siia on tal need kohe südametega on ju ankur, siis tegelikult see ülemine osa nagu meenutab ka risti. Üks variant, üks siuke 3. variant on veel, mis siia ei põle, on ka veel olemas tegelikult Kihnus ühel naisel. Seda ma nägin palju hiljem, kui see näitus toimus. Et kõik, jah, ta ütles kõiki variante ikkagi lõpuks ei saas ka pildi variant, et neid et mingis vanemasi versioon on veel olemas nagu. Et siia on veel üks ankruga pross lennud ning aga siis siit järgmine on juba nagu laevaga. Et siin tundub, et ta on võtnud eeskujuks siis vanemad laevad veel nagu viikingi laevad on ja tegelikult Ruhnus olid ju omal ka need pisikesed purjepaadid või laevad olid need jaaladeks kutsuti. Et sealt on huvitav jah, et sealt ta nagu ei põlegi seda otseselt inspiratsiooni saada, aga meie ju otsime selle tausta, et need jaalad, need Ruhnu laevad, siis need kaared tehti ju männepuust või see välisplangutus. Selle järgi me Silvaga nagu võtsime selle taustas, eks just selle Männemetsa Kihnust. Praegu selle prossiga meenub see lugu, et Marina suust üles kirjutan üks siis infokoguja omal ajal, et kui need kevadine aeg oli olnud ja ning siis ruhnlased läksid oma esimesele reisile siis nende oma jaaladega, oma laevaga sinna Pärnusse, siis Kihnast ikka ütlesin, näed, kevadlennud tulevad. Ning kompassid on teada tuntud ka, Rooslai kompassid. Me proovisime Silviaga järge, töötas küll hästi veel, et näitab siiamaani õiget kurssi. Ning need on tehtud, see välisümbris, mis on näha, see kuju on tehtud nendest püssi üldsest, sellist väliskestast siis tegi ta neid prosse, siis peale tegi õppekaunistusi. Et neid on ka tegelikult Kihnus, neid prosse veel olemas. See põhinäitus oli küll prossest on ja plaanisime ka, et neid prosse on ta ju kõige rohkem teinud, see Rooslaid. Aga ikkagi tahtsime veel, et oli võimalus, et saaks veel mõned siukse tehted, mis ta veel lisaks nendele asjale teinud. Et siis saime selle põllu sarmelt, saime siis siukse sõrmuse pildi ka käde nagu, et tegi veel siis lisaks sõrmusi on ju, rista ning mansetti nööpa, et tegelikult natuke ikkagi rohkem neid asju. Muidu ma tahtsin... Aga neid on raskem leida ka. Yeah.
muidu, et see pilt ei ole minu tehtud, see on, autor on Anu Antsu, see oli Eesti Rahva Muuseumist kogust võetud nüüd, sest meie kahjuks ei õnnestunud nagu neid pildistada. Et seal on nagu, et rohkem tema esemed ja rohkem asjad. Et ja. Nagu, et mõnedel olid nagu küll Kihnus on olemas lantsetinööbid, ma tean, et lihtsalt kahjuks me ei saa õnnestus, jah, aga tegelikult need lantsetinööbid ju neid nööpe ju Ruhnumehed kandis küll rahvariiete juures nööpanud ja nendel oli sii käte juures on ja niks rae külges oli ka. Ning on siuke lugu, ERMis on üles kirjutatud siuke lugu, et see võib olla ka siuke folkloor on ju. Aga et kui Ruhnumehed näiteks laevaõnnetuses uppusid on ju, need jõudsid kusagile võõrasse randa, et siis nende nööpega siis sai kinni maksta matuserahad. Aga noh, kes sul need nööbid ikka, kes sul neid nööpe ikka võib siis tagastada, aga noh, siuke huvitav see lugu oli seoses üldse nööpega ning seal, ning siis seal mainis ka, et hilismal ajal siis Ruhnus meestele tegigi see rooslaid nööpe. Ja need pisikesed olid, nad olid hästi väiksed tegelikult ja need olid kuskohas Keilas olid. Need olid Keilas, Tallinnas. Ja et sellepärast on selline taust, et nagu, et tema rahvariided olid nagu Harjumaalt, sellepärast, et selline taust on kasutatud, sest nagu seal me olime, pildistasime neid ja et näidata natuke, kuidas nagu, et ja just täpselt, kuidas nad lähevad laiali ja jõuavad igale poole, mitte ainult Kihnu ja Ruhnu, aga teistel on ka. Kas on teada ka, et kui palju üldse Rooslaid jõudis oma eluaegast teha protsessi ning kompasse ning kõiki mantsetinööpe? Vanad inimesed ütlevad küll, et Egenes tegi, et kõik, kes tahtsid, said. Ja ning kui ta tegi ju lisaks selle sinna Ukule on ju veel siis mitte sööksi otsas sööksi protsessi on ju, aga neid teisi Eesti rahvapäraseid prosse tegi veel teistsugusi on ju. Et ikka oli päris viljakas, jõudis küll ja see palju nagu. Aga nagu see üks vana inimene ütles, et oli Egenes tasane mees, et muud kui tegi oma ehtesi ainult. Et see jah, aga jah, see sina täpselt nagu ei tea jah. Ikka on oma jagu. Ja aga naa palju teistest ehtest ma naa palju ei tea, kui palju ta teine on kahjuks. Miks me siia on jälle teist korda lahe, aga seda tahtsime just sellepärast siia tõua, et kuidas siis üks mingi keegi muu meister on siis ära kasutanud selle Rooslavi prossi ning sellest hoopis ripatsi teinud. Et selles mõttes oli tore, kuidas ta on siis leidnud siukse uie lahenduse prossile. Huvitav, kuidas on siis, ütleme nagu, et mingi 50 aasta pärast näiteks nagu pisike laps nagu läheb need sõled ja prossid nagu, et läbi põlvkondade. Huvitav, kuidas on siis 50 aasta pärast, et kuidas on kasutatud ja kuidas nad kannavad ja äkki kõigil on sellised ripatsi teinud, et väga huvitav, et mis tulevik ootab. Ja neid tuleb ju aeg-ajalt ikkagi internetikeskkondades ka on aeg-ajalt näha neid prosse ikkagi nendes antiigipoedes. Leidub. Ning hästi palju tegelikult on raske ka vahest vaatad, et on nagu sarnane Rooslavi prossile, aga ikkagi käekiri on ka igal meistril erinev, et tõenäoliselt on saanud nagu inspiratsiooni on ju Rooslavi just, aga tegelikult see ei pole Rooslavi prossi või olla. Aga et siin jah. Tema poeg tegi ka prosse Rootsi, ning Rootsis, need rootslased ise ka hindasid tema töid on ju, aga tema oli juba hoopis teistmoodi, see graveering oli ikkagi seal igal meistril oma käekiri. No sul on see oskus, sina oskad seda nagu, et näha, aga kui mina vaataks, siis ma ei saaks aru, et milline on originaal ja milline ei ole. Et tal need jääred siukest hästi ilusast stantsiga tõenäoliselt tehtud. Et Ruhnus on ka üks Rooslavi pross, kui nüüd suvi vaatamas käisi nii-öelda Rooslavi pross, aga kui ligemalt vaatas, siis ikkagi täitsa võimalik, et ta poeg oli saatnud neid asju sinna Ruhnu muuseumisse, aga see juba tundub, et see võib olla selle poja tehtud. Aga sarnane, aga ikkagi see jah, sama, et igal meistril oma käekiri. Lõpuks on palju näinud neid, et siis juba hakkad nagu aru saama. See näitus jääb siia Metsamaale veel üles juuni lõpuni, et kelle ei oleks enam võimalus minna Viljandisse või talve muuseumisse vaatama tulla, et siis saab veel tulla. Ning tõenäoliselt edekond siis plaanis minna sellega Ruhnu. Nii et näeme. Jah, näeme näitusel.